Siiani selles sõjas armastavad Iraani ametnikud Ameerika meediakanalites esineda ja rääkida, kuidas see sõda on põhjendamatu ja ebaseaduslik. Ma arvan, et nad lõpetavad selle tegemise varsti. Sest alles hiljuti küsiti Iraani välisministeeriumi pressiesindajalt massimõrva kohta, mille Iraani valitsus toime pani jaanuaris. Ja tal polnud sellele vastust. Kuulake ise. Kui juhtivad inimõiguste organisatsioonid nagu Amnesty International süüdistavad teie valitsust protestijate massimõrvas. Kui nad ütlevad, et on üle vaadanud ja ma tsiteerin kinnitatud videod ja pealtnägijate ütlused. Tsitaavi lõpp. Julgeolekujõud, kes asusid tänavatel ja hoonete, sealhulgas majade, mošeede ja politseijaoskondade katustel, tulistasid korduvalt, tsiteerin, protestijate pihta vintpüsse ja haavlipüsse, mis olid täidetud metallhaavlitega, sihides sageli nende täid ja torsosid. Kui Amnesty, kes ei ole USA ega Iisraeli valitsuste sõber, ütleb seda, Dr. Bagai, miks peaksime uskuma teie valitsust, mitte Amnestyt? Miks peaksime uskuma Amnestyt ja mitte riiklikke organisatsioone? Nemad on tõendid dokumenteerinud. Te ütlete, et teil pole isegi numbreid. Nemad on esitanud tõendeid, kinnitatud videoid ja pealtnägijaid. Jah. Jah, te võite lihtsalt näha, et paljud neist niinimetatud tõenditest ja videotest on neile andnud Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide allikad. Vaadake, see ei ole nii. See ei ole nii. Neid ei ole Iisrael andnud. Tegelikult kritiseerib Iisrael Amnestyt samamoodi nagu teiegi. Olen intervjueerinud Iisraeli ametnikke ja nemad süüdistavad Amnestyt võltstõendite kasutamises. Vabandust, aga te kõlate nagu Iisraeli ametnik, kes eitab seda, mis Gazas juhtus. Need on pealtnägijate ütlused, arstide ütlused, videod. Võrrelge Iraani rahumeelset ohtu sellega, mis Gazas toimub. Ole nüüd. Ei, ma võrgan sinu vastust. Sa eitad inimõiguste organisatsiooni. Ma ei tsiteeri USA või Iisraeli valitsust. Ma olen sinuga nõus. USA ja Iisraeli valitsused ei ole Iraani puhul usaldusväärsed. Ma tsiteerin sõltumatut inimõiguste organisatsiooni. Ma ei ole kindel, et nad on sõltumatud. Muidu oleksid nad tulnud ja rääkinud paljude süütute iraanlaste lugusid, kes on viimase 27 päeva jooksul tapetud. Nad ei teinud seda. Olgu. Nii et mida ma ausalt öeldes ütlen on see, et valitsus presidendi kantselei avaldas nende nimed, kes selle protesti ajal tapeti. Ja me olime selles osas avatud, öeldes, kelle poolt nad tapeti. Me ütlesime, et 2400 neist peeti märtriteks, sest nad tapeti kas valitsuse poolt, nad olid kas politseinikud või süütud pealtvaatajad. Keskmine. Ja võib öelda, et jah, 600 neist olid kas infiltraatorid või need valitsused. Aga mis saab nendest pealtnägijate ütlustest, kus inimesed toodi haiglatesse, pead ja näod Iraani julgeolekujõudude poolt haavlitega läbi tulistatud? Human Rights Watch on seda dokumenteerinud. Amnesty International on seda dokumenteerinud. Mitmed meediaväljaanded samuti. Sa ütled, et kõik need pealtnägijad valetavad. Kõik on võlts. Ma ei ütle, et kõik neist on valed. Ma pean neid ise nägema. Ja ma olen kindel, et meie võimud tegelevad iga raportiga, mis on koostatud ja mis süüdistavad meie julgeolekujõude. Tegelikult teame me sõltumatutest inimõiguste organisatsioonidest, et julgeolekujõud käisid haiglates ja käskisid arstidel mitte ravida haavatud patsiente, vaid hoopis teatada neist julgeolekuametnikele. Seda kinnitas ka üks arst, kes sai selle käsu Teheranis. Minu jaoks ei ole šopeeriv osa see, et Iraani ametnik ei suutnud olukorrale rahuldavat vastust anda, sest mida ta üldse öelda saaks? Ta ei tunnista kunagi, et režiim eelistaks pigem tappa 10 000 iraanlast, kui võimust loobuda. Aga šokeeriv on see, et Iraani ametnikud on seda teinud juba sellest ajast peale, kui läbirääkimised algasid veebruaris, kui USA alustas Iraaniga uue tuumaleppe üle läbirääkimisi. Ja mitte ükski suur teleuudiste kanal, tead küll, ei esitanud tegelikult küsimusi, mis puudutasid veresauna. Siiski, vähemalt neid küsimusi nüüd küsitakse. Meil on tegelikult veel üks klipp Iraani diktatuurist, kuidas islami režiim on nüüd muutunud monarhiaks, mitte isegi diktatuuriks, kus võim antakse perekonna sees edasi. Ja see on midagi, millele islami režiimi rajaja Ayatollah Khomeini oli sügavalt vastu. Ta kirjutas põhjalikult selles, kuidas islami vabariik ei saa muutuda diktatuuriks, sest just seda püüdiski revolutsioon, islami revolutsioon kukutada. Taaskord, see ei ole tegelikult otsene vastus. Kuulake ise. Vabandan, et video katkeb, see ei ole meie viga. Originaal intervjuu oligi selline.
ja ma arvan, et see on sellepärast, et Teheran piirab endiselt internetiühendust. Nii et kõik, kes üritavad neist piirangutest mööda hiilida, nagu Iraani ametnikud, seisavad endiselt silmitsi raskustega, sest Iraan on interneti sulgenud. Oleks tore, kui see küsimus oleks ka üles kerkinud, aga kahjuks ei juhtunud seda. Ma näitan sulle teist klippi, kus see küsimus tõstatub, aga praegu kuula seda klippi. Jaanuaris toimusid Iraanis suured protestid, kus nõuti valitsuse vahetust ja paljude jaoks eriti just Islamivabariigi teokraatliku valitsemismudeli lõpetamist. Miks teie valitsus keeldub rahva nõudmisi kuulamast? Miks asendada üks valimata kõrgeim juht, kes valitses peaaegu 40 aastat, teise valimata kõrgeima juhiga, keda Iraani rahvas ei valinud ega saanud selle üle kaasa rääkida? Kuidas ei ole teie riik diktatuur? See ei ole jälle tõsi. Ta ei ole valimata juht. Ta valiti ekspertide poolt. Ekspertide kogu valitakse rahva poolt valimiste kaudu. Ja see ekspertide kogu... Nüüd, siin on vale ilmselt palju parem kui eelmisel korral, sest režiim on üles ehitatud nii, et see näib demokraatlik. Iraani rahvas valib ekspertide kogu, mis on 88 vaimulikust koosnev grupp, kes kandideerivad valimistel nagu iga teine poliitik siin Ameerika Ühendriikides. Aga siin tuleb huvitav osa. Kõrgem juht otsustab täielikult, kes võib valimistel kandideerida ja kes mitte. Nii et kuigi inimesed saavad ekspertide kogu poolt hääletada, ei ole see tegelikult demokraatlik, sest kõrgem juht keelab või tõrjub kandideerimast kõik, kes on tema vastu. Ta lubab kandideerida ainult neil, keda ta peab usaldusväärseks. Ja nii juhibki islamirežiimi sama grupp, sama võimukandjate rühm, kes on seda juhtinud alates 1979 aastast. Ja see väike grupp on nii kaua võimul olnud, et nad tõesti usuvad, et nad esindavad Iraani rahvast, kuigi enamik iraanlasi ei taha, et nad riiki juhiksid. Me nägime seda jaanuari protestidel, kuid tegelikud juhid, kes riiki valitsevad, keelduvad seda uskumast. Tegelikult vaid 2 nädalat tagasi küsiti Iraani välisministerilt täpselt seda küsimust ühes telesaates, eks? Temalt küsiti, et kuulge, teil on ju internet. Te käite nendel intervjuudel ja levitate oma propagandat üle kogu maailma. Aga Iraani rahval tegelikult ei ole interneti. Neil ei ole internetile ligipääsu. Internet on juba üle 6 aja olnud suletud. Milles asi on? Lihtsalt kuulake tema vastust. Ma lihtsalt tahan märkida, et te räägite meiega Zoomi kaudu. Iraani inimestel ei ole vaba juurdepääsu internetile. Aga teil on see olemas. Miks? No, mina olen see, sest mina olen iraanlaste hääl ja pean kaitsma nende õigusi. Seepärast ongi mul juurdepääs internetile, et lihtsalt meie häält kuuleks rahvusvaheline kogukond. Aga internet on suletud turvakaalutlustel, sest meid rünnatakse, meid ähvardab agressioon ja me peame tegema kõik, et oma rahvast kaitsta. Nagu te võite arvata, ei nõustu Pärsia lahe riigid Iraani vaatenurgaga. Selle sõja alguses oli paljud Pärsia lahe riigid sellele täiesti vastu. Nad keelasid isegi Ameerika Ühendriikidel kasutada oma riigis asuvaid baase ja keeldusid andmast juurdepääsu ka Pärsia lahe õhuruumile. Kuid hoolimata sellest jätkas Iraan nende riikide ründamist, kes selles sõjas ei osalenud ja lisaks sellele ei sihtinud Iraan ainult USA baase nendes riikides. Nad hakkasid ründama tsiviilinfrastruktuuri nagu kaubanduskeskused, sadamad, lennujaamad ja hotellid. Ja kui soovid veel üht näidet sellest, kuidas Iraan oma loogikas kinni ei pea, siis Iraan ründab ka Omanit, riiki, kus pole ühtegi USA baasi, kuid Iraan sihib ikkagi selle sadamaid ja naftatankereid. Selle põhjus on lihtne. Iraani eesmärk ei ole põhjustada valu ainult neile riikidele, kes toetavad Ameerika Ühendriike. Eesmärk on põhjustada valu kõigile, panna kogu maailm kannatama. Nii suureneb surve Ameerika Ühendriikidele, et see sõda lõpetada. Just sellepärast rünnataksegi tankereid Hormuzi väinas. Ükski tanker tegelikult ei aita Ameerika Ühendriike nende rünnakute läbiviimisel, kuid nad tahavad neid ikkagi rünnata, sest soovivad, et majanduslikud kannatused kogu maailmas süveneksid. Kahjuks Iraani ametnike jaoks see plaan aga annab tagasilöögi, sest need laheäärsed riigid ei anna surve all järele. Pigem saavad nad aru, millist ohtu Iraan piirkonnale kujutab ja millist ohtu Iraan on piirkondlikule julgeolekule. Ja just sellepärast selle asemel, et avaldada Ameerika Ühendriikidele survet sõda lõpetada, avaldavad nad hoopis survet, et USA sõda ei lõpetaks.
Sellised riigid nagu Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Kuveit avaldavad Ameerika Ühendriikidele survet, lobistades valitsuse juures, et relvarahu ei tuleks enne, kui Iraani võimekused on kõrvaldatud. Nüüd, ma olen kindel, et te saate aru, mida nad mõtlevad, kui nad ütlevad kõrvaldatud. Nad tahavad olla kindlad, et Iraani kõik ohud, sealhulgas tuumavõimekus, raketid, droonid ja isegi terroristlikud käsilasrühmitused ei kujutaks pärast seda sõda enam piirkonna riikidele probleemi. Nad usuvad, et relvarahu, mis ei lahenda kõiki neid probleeme, ei tähenda, et piirkonnas saabub rahu. See tähendab lihtsalt viivitust kuni järgmise kriisini.